Et no milleks siis teha metsamaaparandust? Et metsamaaparanduse üks kõige põhilisemaid asju on metsa kasvu soodustamine. Kui me räägime metsamaaparandussüsteemide nii-öelda uuendamisest või rekonstrueerimisest, siis me tegelikult säilitame seda, mis on aegade jooksul siia tekkinud, seda metsa kasvuvõimet. Teine asi, mida ta kindlasti juurde annab, on ligipääs nendele metsadele. Me saame läbi korras maaparandussüsteemide hooldada metsasid paremini, me saame tegeleda metsa uuendusega ja samamoodi on ta ka ühtlasi metsaomaniku jaoks oluliselt tulusam. Kauski metsapõivendamise uuenduskavaluse tehtud süsteemi peal. Ja see nüüd on erametsakeskuse toetusega tehtud. Ja see on tehtud tänavu suvi, on kaevatud. Siin oli vaja nagu nii teha, üks lageraie lank oli vaja siin taha teha, mis nagu ei kannatanud enam oodata. Ja siis sellega seoses oli mõistlik teha ka ühtse kõik trassiraied ära ja kasutada ka see maa ära, et välja vedada siis see materjal. Eesti erametsades põhiprobleemiks on see, et suurem enamik neid kraave, mis meil on kaevatud ennem teist maailmasõda. Ehk siis eelmise Eesti Vabariigi ajal ja juba ka ennem seda. Ja nende kraavide puhul ei ole meil olemas projekte, meil ei ole tihtipeale mingisugust plaanimaterjali. Need kraavid on väikesed, nad on käsitsi kaevatud. Ehk siis nad ei väärinud vahepealsel ajal ära fikseerimist. Samas on mööda neid süsteeme vesi kogu aeg jooksnud ja mets on saanud kasvada. Nüüd siis on probleem tihtipeale selles, et need süsteemid tuleb arvele võtta, et seal oleks üldse võimalik neid töid teha. Ja arvele võtmisega kaasneb tihtipeale päris palju bürokraatiat. Tõestamist, et need kraavid seal on, ülevaatamist, asjaajamist. Ja kuna metsamaaparandus tihtipeale kohe nüüd ja täna tulu ei too, siis väga paljud metsaomanikud kuidas nüüd öeldagi, ei vaevu sellega tegelema. Kõigepealt, kui metsaomanikul tekib mõte, et oleks mõistlik oma maa peal hakata maaparandusega tegelema, siis ta peab esmalt välja uurima, kas need kraavid, mis ta maa peal olemas on, kas nad on riiklikus registris. Seda saab ise teha, vaadates Maa-ameti avalikus teenuses on ka maaparandus, see kiht sealt näeb kenasti ära. Kui sealt kenasti ära ei näe, siis on järgmine samm minna kohaliku Põllumajandusameti osakonda, mis on kõikides Eesti maakondades olemas. Kui on need asjad selged, kas on registris või mitte, siis tuleb enda jaoks läbi mõelda see asi, et kas seda maaparandust teha oma raha eest või toetusega. Jälle esmalt läbi arvutada, mis see toetuse taotlemine maksma läheb, mis see toetusega kaasnev ajakulu on. Võib-olla mõni väiksem asi on mõistlik teha oma rahakoti peal, aga suuremateks asjadeks on ikkagi võimalik tuge küsida.